Kolēģi, labrīt! Kolleegid, tere hommikust! Alustame 26. aprilli parlamendi erakorralist istungit. Tema ekstsellentsi Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise visiidi Läti Vabariigi ja Läti Vabariigi parlamendi auks Saemasse. Kolleegid, tänane erakorraline istung kinnitab meie tugevaid ja sõbralikke sidemeid meie Eesti sõprade, vendade ja õdedega ajalooliselt meie riikide jaoks. Me oleme kõige olulisem samme, me oleme astunud samaaegselt ja väga tihedas koostöös paraku ühiselt oleme kogenud ka oma riikide ja rahvaste traagilisemaid hetki. Meie sõdurid on võidelnud õla kõrval meie vabaduse eest ja ka täna meie riigid on kõige paremad liitlased võitluses Venemaa imperialismi ja agressiooni vastu. Kolleegid, mul on tõeline au tervitada Läti Vabariigi parlamendis Saemas Eesti Vabariigi presidenti, tema ekstsellentsi Alar Karist. Austatud Eesti Vabariigi president, sõna teile. Kallis Läti rahvas, head rahvaesindajad, sõbrad. Lätil ja Eestil on ühine tee. Ilmselt pole liialdus öelda, et Eestil pole ühe teise riigi ning rahvaga olnud sarnasemad mineviku mustrid kui Lätiga. Baltlased Soome hõimudega elasid rahus sajandeid, laenasid sõnu, laenasid naisi, kamm- ja nöörkeraamikat, kes se leiab kelle konte, kelle lõhutud savipotte. Nii kirjutas aastate eest Riias sündinud Eesti literaat, tõlkija ja poeet Ivar Ivask. Koos lätlannast abikaasa Astrid Ivaskiga olid nad sunnitud sõja eest Ameerika Ühendriikidesse põgenema. Kuid Lätit ja Eestit, Baltikumi, hoidsid nad alati sügaval südames. Paljudel eestlastel on vähemalt üks lugu seoses Lätiga ja ilmselt on vähe neid, kes poleks Lätis käinud. Kes Ogres korvpalli mängimas, kes Latkales Lutsi maarahva jälgi otsimas, kes Positiivse festivalil lemmikbändi kuulamas, kes Riia loomaaias Amuuri tiigrit vaatamas, kes Alberta Jeelal unikaalset juugentit nautimas või Siguldas köis raudteega sõitmas. Eesti ja Läti lugu on ühine. Me oleme sõbrad ja naabrid. Me heidame teineteise üle heatahtlikku nalja, me vaidleme ja leiame lahenduse. Me tuleme alati appi, kui teine päriselt seda vajab. Meid ümbritsev kultuuriline, geopoliitiline, majanduslik, ökoloogiline ning klimaatiline tegelikkus on väga sarnane ja kattuv, kohati identne. See oli nii sajandite eest ning on praegu samamoodi. Eesti ja Läti riigimehed, poeedid, teadlased, ettevõtjad ning paljud teised on lugematuid kordi enne mind kõnelnud sellest, kuivõrd Eesti ja Läti kokku kuuluvad ning teineteist vajavad. Läti president Valdis Sadlers ütles 2009. aastal Eesti välisministeeriumis oma kõnes kauni raamiva võtte, et kõik meie ümber on muutuv, siis sõprus eestlaste ja lätlaste vahel on jääv. Head kuulajad, paraku on tähendanud ühes ja samas geopoliitilises reaalsuses elamine juba aastaid ka seda, et Läti ja Eesti on pidanud kõrvuti elama suure ebasõbraliku idanaabriga. Teame hästi, mida see tähendab, milliseid haavu on Venemaa imperialistlik ilmavaade ning tegevus meie ühiskondades jätnud. Meie elusid ja ühiskondi
on idast lähtuva agressiooni tõttu segi pööratud. Kuid me oleme kõige kiuste olemas. Meie sõnumit on kuulda rohkem kui kunagi varem. Nii Euroopa Liidus kui ka NATO laudade taga ja maailma avalikkuses. Neil päevil seisab maailm silmitsi Vene vallutussõjaga Ukraina vastu. Kaalul ei ole ainult Ukraina saatus, vaid tuleviku julgeoleku korraldus laiemalt. Kaalul on see, millises maailmas me tulevikus elame. Tegutseme koos, et Ukrainat ründav kurjus saaks tagasi löödud. Teeme tööd, et meie ühiskonnad ja partnerid oleksid jätkuvalt erksad ja Ukraina kõrval ning kahtlevad riigid tajuksid, et Vene agressioonis on mängus ka nende eneste saatus. Seni aga, kuni Venemaad üritav totalitaarne režiim jätkab paralleelreaalsuses elamist, kuni pannakse nii oma inimesi kui paraku paljusid teistel pool Vene piiride taga uskuma, et must on valge, et tõe rääkimine on riigi reetmine, pole koostöine suhe Venemaaga võimalik. Ma näen meie olulist võimalust ja kohustust ühiselt kõnelda sellest, mis Venemaa on ja mida ta korda saadab. Seda tuleb teha oma lähemate sõprade ja mitte nii lähedaste partnerite juures, kõikides ilmakaartes. Seda peame püüdlema teha ka Vene enda ühiskonnas. Venemaalastel on õigus teada, kuidas režiim oma rahvast hävitab. Samamoodi on meie riigid pärast taasiseseisvumist kõige keerulisemas julgeoleku keskkonnas aktiivselt tegutsenud oma riigikaitse jõulise arendamisega. Seda küll külje kõrval kahepoolselt, aga eriti Balti kaitsekoostöö raames. Eesti ja Läti on kaks lüli Euroopa jagamatus julgeolekus ning iga riigi tugevnev kaitsevõime on otseselt teisi toetav. Seepärast saab ainult tervitada Läti hiljutist otsust ajateenistuse taastamiseks, mis kahtlemata veelgi kindlustab Läti riigikaitset läbi suurema reservarmee ning kodanike laiapõhise kaasamise. Eesti on valmis teid selles igakülgselt toetama. Lähikuudel ja lähiaastatel seob meid ka ühine pingutus NATO kaitsehoiaku jätkuva tugevdamise osas Balti regioonis, sealhulgas läbi regionaalse kaitseplaani heakskiitmise, millega määratakse Balti piirkonna liitlasüksused. Läti tegevus strateegilise kommunikatsiooni olulisuse rõhutamisel on silmapaistev ja kiiduväärt. NATO strateegilise oivakeskuse, kommunikatsiooni oivakeskuse Riias on kujunenud sel teemapõllul keskuseks, mis valetiivad kärbib ja infooperatsioonide dünaamikat ning sisu detailselt mõtestab, nii ekspertide tasandil kui ka laiema avalikkuse silmis. Suurepärast tööd teevad Läti poliitikud ja diplomaadid maailma eripaigus, võtme pealinnades, et valede ja pooltõdede pahatahtlikku levikut avalikkuse ette tuua ja peatada. Parafraseerides Läti poetessi Reepa Rutset, siis on Läti teinud suurepärast tööd, et rahvusvaheline kogukond teadvustaks vajadust ka ühesuunaliselt tänavalt ületades mõlemale poole vaadata. Detailselt ja täpselt on kinnitust leidnud Venemaa režiimi poolt Ukrainast toime pandud tapmised, meelevaldsed kinnipidamised, deporteerimised, piinamine ja väärkohtlemine ning seksuaalvägivald. Butša ja Izjum on Vene genotsiidi sümbolid. Sümbolid, mis ei too tänapäeval enam kellelegi au ega kuulsust. Ma tahaks lootva, et õitsva kultuuri ja majandusega Venemaa on siiski võimalik. Maailm oleks hea Venemaa, mis tegeleb selle maailma ees seisvate suurte probleemidega nagu kliimamuutus või elurikkus. Selline Venemaa võiks pälvida usalduse ja austuse.
Aga kõigepealt peab lõppema Ukraina vastane agressioon. Saame mõelda tulevikule koos Venemaaga üksnes siis, kui koletud sõjakuriteod on kohtu ette toodud. Meie tegevuse üks teravikke on see, et osutuks võimalikuks kohtupidamine Vene juhtkonna üle, kes on Ukraina vastase terrori ja genotsiidi valla päästnud. Hiljuti välja antud rahvusvahelise kriminaalkohtu vahistamismäärused on tugev ja hädavajalik samm selles suunas. Meie ülesanne on nõuda nende vahistamismääruste täitmist kõigi rahvusvahelise kriminaalkohtu osalisliikide poolt, sest reeglid ja nende täitmisel põhinev maailmakord on ülemaailmse rahu alussambaks. Meie jaoks on kujutlematu, et sõjakurjategijad saavad pärast kõike olnud karistamatult ringi jalutada, ilma et õiglust ja õigust väärtustav rahvusvaheline kogukond midagi nende suhtes ette võtaks. See oleks moraalne ja õiguslik laostumine. Varem või hiljem lõpeb iga sõda. Nii ka Venemaa praegune sõda Ukraina vastu, mida Eesti Riigikogu on määratlenud terroristliku ja genotsiidisõjana. Kuid olgem siin tähelepanelikud ja rääkigem sellest ka meie partneritega Euroopas ning kaugemal. Kõik rahutuvid, mis kuskilt maailma nurgast lendu on tõusnud, ei kuuluta veel rahu. Määratleme selgelt, millist rahu me püüdleme. Kandvad on siin 6 elementi. Esiteks, territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse kesksus. Teiseks, agressiooni kui poliitika tegemise võimaluse välistamine tulevikus. Kolmandaks, mõjusfääride poliitika eitamine. Neljandaks, hallide tsoonide kadumine Euroopas. Igal riigil on õigus ise valida oma julgeolekukorraldus. Viiendaks, Euroopa Liidul ja NATOl rajaneva julgeoleku ja väärtusruumi püsimine. Ning 6. Venemaa suhete sõltuvusse seadmine usalduse taastamisest. Need sambad moodustavadki tulevase rahu alusmüri. Meid saadab edu üksnes siis, kui vaba maailm on jätkuvalt ja vääramatult ühtne. Kui pinnale jääb õiglus ning kui oleme sellest tagamisel järjekindlad ja väsimatud. Täpselt nii nagu oli järjekindel ja väsimatu professor Boris Meissner, Pärnus sündinud ja Tartus õppinud baltisaksa jõudega õigusteadlane, kes oli sunnitud sõja eest Saksamaale põgenema. Kuid Baltikumi hoidis ta alati sügaval südames. Meissneri töödel oli põhimõtteline roll selles, et maailma avalikkuse ette jõuaks ning laiemalt teadvustataks Balti riikide õigusliku järjepidevuse ja iseseisvuspüüdluste juriidilised alused. Tal olid suured teened selles, et lääne poliitikute seaks adutaks, et Balti riigid ei olnud külma sõja ajal oma riiklust rahvusvahelise õiguse subjektina kaotanud. Balti poliitikud said omakorda NSV Liidu lagunemise aegadel Meissneri töödele toetuda, neist tuge ammutada ja tõestada, et rahvusvaheline õigus on nende poolel. Praegu seistes silmitsi Vene agressiooniga Ukrainas õpetab Meissneri tegevus meid selles, et tõde tõuseb ja vale vajub. Kuid meie sihik peab olema täpne, peame olema järjekindlad, väsimatud ja julged. Balti riikide hääled tänasel päeval võtavad Ukraina toetamisel sama rolli, nagu Boris Meissner omal ajal Balti riikide toetamisel läänes. Daamid ja härrad, meid ühendab palju ühist ajalugu ja koos kogetut, kuid meie vahel on ikka veel liiga vähe taristut, mis meid kiiresti ühendaks. Meisse on juurdunud harjumus vaadata itta või läände, aga viimase aasta sündmused näitavad, et me vaade peab olema
palju rohkem kui lõunast põhja. Meil tuleb koos usaldusväärsete partneritega rajada ühendused, mis laiendaks 3 mere initsiatiivi, ühendades kõik meie olulised mered Põhja-Jäämerest Musta mereni. See on eriti oluline nüüd, kui Ukraina sidumine Euroopaga on kõigi jaoks tähtis ja samuti mõeldes NATO idapiiri pikenemisele põhja suunas. Ent kas teate, et tuleval aastal on üks omapärane juubeliaasta? Siis saame tähistada 30 aasta möödumist päevast, kui Läänemere äärsete riikide konverentsil tehti 1994. aastal põhimõtteline otsus, mis nägi ette Balti riike läbiva kiire raudtee ehitamise. Sõbrad, iseenesest ei saa teoks Rail Baltic, Via Baltica või Läänemere energiaring. Teoks teevad need ikka inimesed, Eesti, Läti ja ka Leedu inimesed. Ehk nagu ütles täpselt Eesti üle-eelmine president Ilves, õnnestunud koostööprojektid ja sinna pandud eurod ongi tänapäevase Balti koostöö mõõdetav tulemus. Meil on kõigile teada, et Venemaa on aastaid püüdnud relvaks muuta kõik, mis enda huvides saaks ära kasutada. Üles on ehitatud sõltuvusvõrgustikke, mis on lubanud Venemaal kuritegeliku režiimi tegevushaaret laiendada ja paigistanud ehk nii mõnegi kriitilise hääle. Pärast sõja täielismahulise faasi algust on Euroopa Liit liikunud üha kindlamalt sellel teel, et likvideerida sõltuvus Vene gaasist, naftast ja söest. Sõda on süvendanud nii-öelda energiakriisi ja see on paraku vägagi tunnetatav meie riigi eelarvetes ja inimeste rahakottides. Meil tuleb maksta kõrgemat hinda kaupade ja teenuste eest. Pidagem aga alati meeles, et alternatiiv oleks veelgi kallim. Paradoksaalsel kombel tõukab Vene agressioon meid lõpuks kiiremini taastuvenergia ulatuslikuma kasutuselevõtu suunas. Ilmseks on saanud, kuivõrd taastuvenergia ja rohepööre laiemalt saab olla meie riigikaitselise ja majandusliku julgeoleku ning varustuskindluse tugisambaks. Möödunud kuul avalikustatud kliimapaneeli järjekordne raport näitlikustas taaskord ja vägagi reljeefselt vajadust emissioone vähendada ning tagada kiire ja resoluutne tegutsemine kliimamuutustega võitlemisel. Tähendagu see nii suuremat rahastust, üleilmseid poliitilisi otsuseid kui ka nende otsuste ellu rakendamist. Taastuvenergia tootmise vallas on Läti ja Eesti juba astunud esimesi samme õiges suunas. Arendame ühiselt meretuuleparke Elvind, mis on osa laiemast tuuleparkide võrgust. Eesmärk on rajada energiavõrk, kuhu saaks ühendada meretuuleparke, mis toimiksid ühtlasi täiendavate riikidevaheliste elektriühendustena. Perspektiivis on meretuuleparkide potentsiaal ja väljavaated väga suur ja väga head. Suudame perspektiivis toota rohkem, kui meil enesele tarbeks kulub. Meretuuleparkides ülejäävat elektrit saaks tulevikus salvestada rohelise vesinikuna ja eksportida. Kuidas täpselt? Sellele tuleb juba praegu mõelda. Olen veendunud, et meie siin Läänemere ääres Liivi ja Soome lahe kallastel saame olema roheenergia vedurid maailmas. Täpselt nii, nagu oleme teinud oma riikide hääle kuuldavaks tegemisel Vene agressiooni vastu astumisel või oma ühiskondades digipööret läbi viides. Väikeste ja paindlike riikidena on Lätil ja Eestil võimalik palju võita jõudu koguvast rohelisest kasvust ja roheinnovatsioonist. Oma nutikuse abil saame olla ka maailmas kestlike praktikate teenäitajaks. Mainisin eelnevalt rohelist vesinikku. Hea meel on tõdeda, et Eesti ja Läti ei istu käed rüpes ning vesinikualases koostöös on ette näidata esimesed viljad.
Möödunud aasta detsembris algas töö esimese regioonide vahelise rohelise vesiniku väärtusahela loomiseks Lõuna-Eestis, Tartu piirkonnas ja Põhja-Lätis, Viitsemäe piirkonnas. 9 partnerit Eestist, Lätist ja Hollandist alustasid 2022. aasta lõpus tööd projektiga H2 Value. Lihtsalt öeldes tahavad Eesti ja Läti anda ühise tõuke vesinikumajanduse käivitamiseks Tartu ja Viitsemäe regioonides. Ehk siis ajaloolisel Liivimaal avaneb lähiaastail võimalus tankida rohevesiniku jaamas ning sõita vesikkütusel töötava bussiga. Miks mitte näiteks Puhjast Ruhja. Kui me räägime ühendustest, siis Eesti ja Läti on läbi ajaloo ühendanud hariduslõimed. Eesti elu on edasi viinud ja kujundanud eestlased, kes on saanud hariduse Riia vaimulikusseminaris või Riia Polütehnilises instituudis. Riia vaimulikusseminaris õppisid Eesti president Konstantin Päts, välisminister ja Tartu rahulepingu üks sõlmijaid Jaan Poska või piiskop Platon, kes oli esimene kristlikuks pühakuks kuulutatud eestlane. Eesti parlamendi Riigikogu hoone projekteerisid Riia Polütehnilises instituudis hariduse saanud Herbert Johanson ja Eugen Habermann. Riia Polütehniline instituut oli taimelavaks Eesti omakeelse tehnoloogia valdkonnas loojatele, aga ka hiljem on mitmed Eesti informaatika, loodusteaduste ja filosoofia valdkonna uurijad kaitsnud doktoriväitekirju Lätis. Sarnaselt on Läti saatust kujundanud inimesed, kes said hariduse Tartu Ülikoolis 19. sajandil kui ka täna. Läti ärkamisaja suurkujud Kristjanis Parons, Kristjanis Valdemars ja Juris Alunans on mõistagi esimesed näited, mis meenuvad. Jaanis Kimse seminaris Valkas sai hariduse aga üle 100 Eesti noormehe, kelle seas omakorda Eesti ärkamisaja suurkuju Karl Robert Jakobson. Kimse pani aluse Baltimaade koorilaulu traditsioonile ning oli Eesti esimene üldlaulupeo üheks lauluisaks 1869. aastal. Siinkohal on hea meel tõdeda, et käesoleval aastal tähistatakse Lätis juubeli laulupidu. Laulud ühendavad meid, tainad ja regilaulud. Daamid ja härrad, tõsi on ka see, et füüsilised ühendused Läti ja Eesti vahel peavad sujuvamad ning kiiremad olema. Pöörab ju viimanegi Eesti-Läti koostööraport sellele märkimisväärselt palju tähelepanu. Jala saab ka, aga tuleks ikka rongiga. Kes homme tahab rongiga Riiast Tallinnasse sõita, peab varuma vähemalt 10 tundi. Mõnel juhul võib reis kesta ka terve päeva. Te ei usu, aga veidi rohkem kui 300 kilomeetrit võib võtta nii kaua. Kuid kehtivate sõiduplaanide järgi oleks kõige kiirem sõit Riiast Tallinnasse 10 tundi ja 5 minutit ning Tallinnast Riiga 9 tundi ja 49 minutit. Kui Eesti riigivanem Jüri Jaakson 1925. aastal oma esimesele riigivisiidile Lätti sõitis, siis kestis sõit 5 tundi ja 30 minutit. Uskumatu, aga vanasti oli mõni ühendus kiirem kui täna. Pealegi ei pidanud siis reisijad 2 naaberriigi vahel meie ühises piirilinnas Valkas maha minema ja ootama uut rongi, mis sel päeval võib-olla ei tulegi. Head sõbrad, Rail Baltic ei ole elukauge eksklusiivne mugavus, vaid ilmne vajadus, et ühendada piirkond Poolast Soomeni. Sellest saab olema aega ja raha kokkuhoidev mõju. Tänapäeva Kristjanis Paronsid ning Karl Robert Jakobsonid hakkavad Eesti ja Läti vahel sõitma rongiga. Liiati miks mitte veel sellisega, mis töötab rohelise vesiniku mõjul. Rail Balticu ehitamise vajadust on kinnitatud Balti riikide esindajad aastaid erinevatel tasanditel.
Valigem optimaalsem lahendus, mis tagaks kiirema võimaliku tempo, kuidas projektiga edasi liikuda. Tähendagu see siis näiteks ehitamist järk-järgult, mis võimaldaks olla efektiivne ja paindlik tööjõu ja materjalide kasutamisel ning tähtaegade seadmisel. Just niimoodi, samm-sammult, on aastate jooksul Läti ja Eesti oma digitaalseid ühiskondi üles ehitanud. See on muutnud meid tõhusamaks ja toonud meie kodanikele reaalset kasvu. Hoiame kokku aega ja hoiame kokku raha. Siin peegeldub meie sarnane ilmavaade, sest ennekõike on edukate digipöörete eelduseks sobilik mõtteviis. Oleme uuele ja paremale avatud. Oluline on mitte seisma jääda, vaid ikka edasi pürgida. Seisma jäämine tähendab mahajäämist, sest tehnoloogia maailm ja meie nõudmised tuhisevad edasi. Eesmärgiks peab olema mugavam andmevahetus Läti ja Eesti andmesüsteemide vahel. Pinnas on selle tarvis soodne, eriti arvestades, et Eesti, Läti ja ka Leedu tarkvarasüsteemid toetavad üksteise ID-kaarte ja digiallkirju. Samuti on meil teineteise edust ja kogemusest kahtlemata omajagu õppida. Näiteks see, mida Läti on Adaži baasis Euroopa esimesel 5G harjutusväljakul järgmise põlvkonna juhtmevaba tehnoloogia arendamisel ja rakendamisel saavutanud, see on muljet avaldav. Samuti töötati siinsamas Seimas koroonapandeemia ajal välja ühe esimesena riigina maailmas turvaline kaugtöö e-keskkond. Usun, et Eesti ja Läti saavad olla sünergiline majandusruum. Majandusruum, mille veavad käima meie julged otsused ja innovatsioon. Meil on hulgaliselt võimalusi teaduskoostööks selleks, et edendada teaduspõhist majandust, uusi tehnoloogiaid erinevates valdkondades, mis oleksid keskkonnasõbralikud ja kestlikku arengut toetavad. Meie paindlikkus, et mitte öelda väiksus, ühes mõlemal pool piiri olevate edulugudega ongi meie ühise heaolu tuleviku allikas. Nii inspireerime ka oma teisi partnereid ja kogu Euroopat laiemalt. Näitame, et siin küpseb midagi unikaalset. Tõhusad kiired ühendused eluterves konkurentsis läbipõimunud majandusega toovad kasu ja heaolu mõlemal pool Koiva jõge. Koos saame olla suuremad, kuid me ei tohi oma väiksust taunida või häbeneda. Eesti ja Läti mõttelugude üks keskseid vektoreid on olnud vaimult suureks pürgimine. Hoiame oma ühist vaimset ruumi, kogu tema mitmekesisuses alati sügavalt südames. Liivi kultuuri aastal on paslik meenutada liivlaste kaunist lindude äratamise tava. Nimelt usuvad liivlased, et rändlinnud ei lenda talveks ära, vaid uinuvad kodustes veekogudes, kus nad siis kevadel loitsuga äratatakse. Nii vajame meiegi, Eesti ja Läti, aeg-ajalt meenutamist või äratuskella helinat, et oleme olemas. Alati teineteise kõrval, naabrite ja sõpradena. Meil on olnud jõudu ja tarmukust linnud üles äratada. Kallid sõbrad, sellest ajast peale, kui Riia Eesti koguduse kellamehe poeg Kristjan Jaak Peterson 19. sajandi alguses jalgsi Riiast 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna Tartusse kõndis, oleme ühiskondadega pika tee läbi käinud, aga palju on veel minna. Läti on üks väga vähestest riikidest, kellega on Eestil ühised lood minevikus ja nii sarnane tulevikumuster. Milline see muster saab olema, on meie määrata ja meie laduda. Paldies!
Pateicamies viņa ekscelencei Igaunijas Me täname tema ekstsellentsi Eesti Vabariigi presidenti Alar Karisja väga tugeva ja sõbraliku kõne eest. Ma tänan teid, härra president. Seega, kolleegid, erakorraline parlamendi istung on suletud. Ma tänan.